Vaat oigus ma vihkan seda, kui pannakse rihmad niimoodi laudade külge pannakse, nii et nad ei ole kokku rullitud. Mind ajab see niivõrd kettasse, see on täiesti jube, aga no okei. Eks igal ühel oma sõidu stiil ja mõte, aga ütleme, mul hakkas tööle minek praegu väga vahvalt pihta. Öeldi ära, miks käru pean taha võtma, ma ka tulin, et jumala kiire, pah, käru taha, pah, minema, sõidan siia firmasse kohale. Tõmban külje lahti, kurat, võtaks koorem peal seal. Siis sõitsin tagasi, läksin aagist vahetama, aga no täiega pekkis. Nii et sõit algab mitte just kõige lõbusamalt juba seiklustega. Kurat, see mikker on kehva koha peal. See vastu, siis hakkab klõbisema mul. Oleks siin turvavöö külge. Jah, panengi turvavöö külge. Nii, sõbrakesed, näete. Olen teel Itaaliasse, Austrias, enne Viini natukene. Et matkan siin ja näete, elu ei ole üldse lill, vihma sajab. Vahepeal tuleb rahet, temperatuur a la 5 kraadi. Midagi ilusat. 300 meetri järel sõida ringteele ja sõida ringteelt maha esimesele teele. Vaatame, kuidas läheb. Ma saan tund ja käi 3,5. Et me saan veel täna, ütleme siin mingi kõva 5,5 tundi sõita, ütleme. Nii et vaatame, kaugele ma siit jõuan. 5,5 tundi. Kõva 400 saab tehtud veel. 400. Kokku minna 868, 400 maa. No siis jääb päris okei, aga ma vaatan kaugele ma lähen, kuidas ma viitsin. Mõtlesin, et seekord ei tee mingit hullu kihutamist. Täiesti niimoodi, et vaikselt ja lõtva ja rahulikult nagu pensionärile kohane. Olgem ausad, kas ma olen ikka juba ju nagu pensionäri vanuses juba, siin ei ole midagi. Mis siis, et pensionäri veel saab, et aga jah, et eks ma siin praegu lobisin ära, siis ma jätan kaamera niimoodi käima, et Viinist läbi sõidu tõmban siia peale, et siia saab äkki midagi peale lobiseda või värki või vaata, no lobisen niimoodi jooksvalt, siis lõigun võib-olla. 400 meetri järel pööra ringteele parem. Et muidu, nagu mul kombeks, muidu läheb see video hullult pikaks. Sain siin riielda vaatajate käest, et ma seda AI, neid pilte sinna taustaks panen, aga ma ütlen, mulle need vingelt meeldivad tegelikult. Et selles mõttes, mis videole taustaks on, aga hea küll, läheb niimoodi, et läheb õieti. Ei mingit taustasi, kõik on reaalne sõiduvärk. Ja vaatan seekord, mul on mikrofoni see varras ka kaasas, mille tea, äkki saab mõned Itaalia tegija poistega intervjuud ka teha või seda juttu ajada või vaatab, mis saab. Et mul nagu nägite seal alguse klipis oli, mis ma laadimas tegin, siis ongi, et mul oli jumala hea, reis hakkas jumala hästi pihta ikka. Kuni vaim küll, mul oli öeldud, mis käru taha võtta, võtsin käru taha, panin pauhed laadima, et see seal samas lähedal oli, Alpi lähedal ja tunnen, et auto läheb kuidagi imelikult raskelt, et mingi jumala jama on. Ise mõtlesin, võib-olla siin ei saagi hoog üles, et saan valesti aru kuidagi, hakkan kompuutrit ka klõpsima, et vaadata ära, et silla kaalu või midagi, oleks kohe aru saanud. Aga käru sai siis niimoodi, kui ma taha võtsin, tagaotsaga oli vastu seina ja tagant uksi ka lahti teinud. Sõidan kohale, et laadimit oma külje lahti, vaatan mida pekki. Soomest toodud täiskoorem peal.
aga ilmselt ta reedel jõudis nii palju hilja, et jäi seal maha laadimata ta ja kellelgi ei öeldud midagi ja oligi jama. Viisin käru tagasi ja võtsin siis teise käru. Ja vaat seal nagu nägite, kuidas rihmasi pannakse. Ma ei tea, osad vennad niimoodi panevad. Ma ei tea, mind ajab nii kettasse siuke asi. Isegi sellise juhul, kui pead just nagu üht samuse asju ja umbes riimad ongi selle õige koha peal, kus sa pead peale võtma. Aga ikkagi selleks, et üle asjade saada panna. Lotendab, okei, panid alt konksu kinni, aga lõpus rulli ikkagi kokku, et saad üle visata asjadest. Mul nagu praegu on suured kastid siuksed peale, et 2 tükki üksteise peale laeni. No ma ei tea, mind ajas nii kettasse ajas, et aga eks igaüks teeb oma moodi. Minule meeldib, kui nad on rullis ja niimoodi, et konksud väljab poole. Mõni ütleb, et ei saa, et siis on jama, et siis on sedasi, et need konksud jäävad, kui kasti paned, siis nad jäävad üksteise taha kinni. Nüüd tuleb niimoodi kasti panna, et nad on kogu aeg üleval pidi, et kui sa kastist võtadki kohe konksust. Siis ei jää kuskile poole kinni. Niimoodi. Oi, jää hakkab kiiresti minema siit. Oi. Tulek oli ka selles nii jama, et Tallinnast laadisin ja see hiljaks peale minek ja ma ei tea, sõitsin, oleks saanud veel sõita, aga Kaunaseni jõudsin, siuke unekas tuli peale, tõmbasin magama enam. Võtsin kama 2. Aga kõik läks niivõrd hästi, et eile sain veel enne kui õhtune see sõidukeeld Varssavist tuleb, sealt sain ka veel ilusti hooga täpselt viimasel minutil läbi panna, nii et selles mõttes vedas. Aga näis, täna on teisipäev, Austria. Homme olen Itaalias. Ilmselt saan maha ka pandud. Muidugi see on nüüd natuke pahasti, et ma saan õhtul suht hilja seisma jääda, ma ei teagi palju mul siis seda maad jääb, kui ma piirini ära saaks, seal mahub ikka seisma kuskile. Aga kui mul piirini aega ei jätku, siis on natuke nadi. Et ma pole nii ammu sõitnud ka, ma ei mäleta, palju siit piirini nüüd on. Et kas ma selle 5 tunniga lähen sinna ära või lähen. Et ma ei taha, nagu ma eile rikkusin oma, kus ma rikkusin, ütleme, kasutasin oma 10 päeva ära ja mul on tagasi tulekuks 10 vaja jätta. Nii et ma pean nagu väga ettevaatlikult vaatama seda asja. Ja kuna ma olen 9 ära kasutanud, õhtul seisma jääma, siis ma pean vaatamagi, et palju sõita jääb, et kas kannatab 11 ja või mitte, et ei taha 9 ära kasutada, et paused pärast on, et läheb tööpäev pikaks, siis läheb ka ju jälle 9 kirja ja siis on jama, tead. Aga no võt, siin ma nüüd ajame natuke kliimajuttu ka ja meil räägitakse siin CO2 ja maailma kliima soojeneb ja värki. Ma mõtlen praegu nagu vingelt pannakse Ukrainas ja Venemaal ja Iraanis ja vingelt lastakse seda CO2 ikka taeva poole minna ja no näeme siin kuradi märtsi keskpaik ja ei tea, mul nagu mäletan, et siin alati siuksel ajal soojem olnud, aga nüüd on rahet sajab vahepeal ja 5 kraadi sooja, nii et läheb hoopis külmemaks. Ja et kui mida rohkem CO2, seda külmem on. Nemad räägivad mingist temperatuuri soojenemisest. See häda ongi, et seda CO2 tehakse tegelikult siis niivõrd vähe,
et lähebki soojemaks kõik. nii et jälle, kus on faktikontroll, tehke nüüd faktikontroll, kas ma räägin õigust või? Huvitav oleks teada, kuidas Viini vahe nüüd on, et seal on autodel 60 ja siis inised seal ja okei, 60-ga jarinal läbi lähed, siis on nagu okei. Aga kui see just nagu 60-ga autosid nii palju, seal on ummikud ka, siis läheb jumala närvi. Kuule, see oli libe siin betooni peal, tundsin kohe, kus nõksti lükkas autot otse. Täna on 300 kilti sõidetud. Ja ajaliselt 400, ma arvan veel. Ja kui ma 400 veel suudan minna, siis jääb homme 450 veel minna niimoodi, et siis oleks nagu päris okei. Siis saaks homme maa ja siis näis, mis öeldakse, kas saab midagi peale võtta või kästakse pausitama hakata või mis siis saab. Oleks, et ma kergelt pääseks, et ma ei pea kuskil mingi megamiljon kohta laadima minema. Ma üldse ei viitsi. Vaatasin ka, tuulikud on, tunduvad jube suured, aga võrreldes nendega, mis meil Eestis tahetakse panna, need on poole väiksemad. Kujutate ette, poole väiksemad. Isegi rohkem kui poole, need on vast 1/3 sellest suurust, nii et mõelge nüüd, kui suuri meile tahetakse Eestisse panna. Need on mingid kökatsid. Ilm võiks ilusamaks minna. Siuke ilm on küll jama, tead. Lühikesed püksid kõik kaasas ja värkiga. Siukse ilmaga ei tahagi jalga panna, ega külm ei oleks, aga ikkagi. Lihtsalt muidu kõik vaatavad, mingi idioot käib ringi. Aga no homme ma arvan, et kui enne soe ei ole, siis homme on juba kindlasti soe. Siit Alpidest läbi läheb, siis teisel pool neid Alpe ees ja siis seal on soe Itaalia poole peal juba. Kurat, tassi jätsin ära panemata. Es ist vorbei. Glaubst du wirklich, dass ich dir... Ei julge lasta mossi. Nii kui ma mossi lasen, pärast on YouTube üles panna, siis on tuleb välja, et see muusika, mis taustaks mängis, see on mingi autorikaitsega kaitstud ja siis ongi tuksist. Ei tohi mussi taustaks panna. Nutkege või naerge, on ju.
praegu tegin pausi, sõin kilu ja kartuliputru ja kusjuures kilu oli mul iseenda tehtud kodus. kurat, mul oli terve umbes kilo jagu, kõik ära söödud juba, natukene on veel järgi. see on ühe korra veel süüa. ise tehtud on ikka hoopis teine asi, et neljapäeval koju jõudsin, käisin Pärnust kalaturu pealt läbi, tahtsin ahvenat saada, aga ei olnud, oli ainult kilu ja räime. võtsin kilu endale. et need, mis poest ostad karbis, seal on täpselt, kuidas ta rehvab, aga alati need ise tehtud on paremad. mul teinekord on siin toodud, et kes kalurid on ja kelle endal laialt käes, siis on ise tehtud ja siis on toodud niimoodi suure potiga kohe, et siis saad kohe mõnuga süüa. mulle vingelt meeldib, et näiteks praekartulite või keedukartulite kõrvale süüa, jumala hea on. selle koha peal, kus mul kaamera on tegelikult jumala hea, äge on sedasi vaadata. aga nõme on see, sealt ei ulata ise käega nagu niimoodi, et kinni panna ja käima panna. kehva on just see, kui tahad selle tagumise kaameraga teha, millega see parem kvaliteet on. kui paneksid esimese kaameraga teed, siis saaks nagu ise ka vajutada siit sõidu ajal kinni käima, aga niimoodi siis ei saa. sellepärast ma lasengi käia nüüd niimoodi, et täiega läbi, et mine tea, et äkki saab kaadrit kuidagi teisiti pärast kasutada, et saan Viinist läbi ära, siis panen kinni.
Oi. No nii, sõbrad, ma Itaaliasse teel, siin on Austria-Itaalia piir ja näete, lund sajab, kuri vaim, 18. märts peaks olema täna ja vot niimoodi sajab, et see on no, midagi, minu jaoks midagi uut, ma käin nii harva ja siis tundub nagu imelik, et märtsikuus veel niimoodi lund tuleb niimoodi, et praegu joon kohvi ära ja siis läheb sööduks jälle. Et üldse kuidagi väga imelik on see kliima, räägivad vingest soojenemisest, aga üldiselt märtsi lõpus peaks siin alati tegelikult jumala okei olema, aga no ma arvan, et siit Alpi mägedest läbi lähen, et siis seal teisel pool Itaalia poole peal, seal juba vast on ilus. Nii et ei tohiks vast probleemi olla, aga siin sajab ilusat lund. Nii et võtke või jätke. No võt niimoodi, et Itaalia poole peal esimesest maksukopast ka läbi, no näete, ilus talv Itaalias. Aga noh, siit saab tunnelitest läbi ära, eks siis ole ühesõnaga, kui sellest mäeahelikust, Alpi mäeahelikust läbi saab, siis ma arvan, et on ilus, et siinpool mägesid on veel natuke jama see värk. Ei ole sooja midagi, nii et ärge kadetsege. Et Itaalias ja soojas ja ütleme, praegu on Itaalias kõva talv. Et sedasi paraku see asi on. Aga noh, vaatame, saame näha. Mis on huvitav muidugi, on see, ma ei ole varem tähelegi pannud, siin tunnelitest läbi sõidad. Tunnelites on päris hea internetilevi, et ma ei teagi, kas tunnelitesse sisse on pandud need interneti või ütleme üldse mobiililevi on sinna antennid sisse pandud, aga et vähemalt siit lähed läbi, siis on mul YouTube mängib ja sealt tuleb jumala hästi, tuleb läbi, ei tõmba kordagi nagu pausi peale. Et päris selles mõttes normaalne on. Aga noh, selline on, siit ma olen varem ka sõitnud muidugi jumala ammu ja filminud kõike, seepärast ma pikalt ei filmigi, et videot mitte pikaks ajada. Aga ma seekord tõesti loodan, et saab ka võib-olla mõned intervjuud teiste autojuhtidega teha. Et siis teil huvitav vaadata, aga võtame selle tunneli ka ära. Et siis ongi, näed, selline see eluke on siin. Aga siin on muidugi huvitav see, et ma ei näe probleemi, et milleks peaks olema, aga tegelikult on siin märgid väljas veoautodel just nagu 60 kogu aeg kõike siia tunnelitesse tulekuga, et minu arust natuke siuke ülevõli, et noh, kõik muidugi sõidavad ja puu kiiresti, ma ise ka, et ees läheb niimoodi ja ma lähen ka 85-ga tagant järgida. Teised kogenud mehed küll nad teavad, kus võib kihutada, kus mitte. Nii et niimoodi ta on, aga las ta siis praegu jääda. Ja niimoodi tänane tööpäev tehtud, et Austria-Itaalia piiri pealt sai alustatud, hommikul sadas lund, päris nutune teema oli. Nüüd nagu päike paistab, mingi 13 kraadi oli sooja siin Milano külje all. Et maha sain jumal ruttu, ma olen siin varem ka käinud 2 korda, siis ei ole nii ruttu läinud, täna sain ruttu maha. Aga siis nii kaua, kui aadress tuli, siis järgmine koht, kus laadima peaks minema, mingi 14 kilomeetrit, aga seal niimoodi töötavad 5 ja kella 4 peab kohal olema viimane aeg. Ma sain kella 4 saingi sõnumi nagu kuhu minna, nii kaua veel vaatasin, et kuhu minna, et siis jäigi ära, aga ma ei tea, kas mul pärast meeles on, et panen siia äkki juurde ka ühe pildikese. Aga ma vaatasin, et seal, kus käisin pabereid sisse andmas või registreerimas ennast ja maha laadima ja siis seal on igasugused infosildid itaalia keeles ja juhendid ja värgid on seina peal.
aga noh, siis on sinna ühes teatud keeles on näidatud ka tead, mis mureks ja kuidas on ja siis ma nagu hakkasingi mõtlema, et see komme just on ühel rahvusel on see komme selline igale poole sodida, kui vähegi võimalik on, olgu see peldikusein või ükskõik mida, nii kui pastakas käes on, siis kohe sodida ja põhiline see, et igasuguseid roppusid ja värke ja siis ma mõtlesingi, et võt, siis kui Venemaa nagu pärisorjusest välja tuli ja talupoegadele õpetati kirjamärke ja õpetati nad lugema ja kirjutama, siis nüüd nad on nii õnnelikud, nüüd nad tahavad igal pool näidata, et nad oskavad ka kirjutada. Mul meeles on, siis ma katsun siia juurde panna ka, ma sealt tegin kävedad kohe pildid, et seal tulevad midagi hullu nagu tavaline, kui ikka peldikutes ja värkides ja vaat meil Eestis oli ka, üks vahe oli igal pool seinad niimoodi täis soditud, aga nüüd on kuidagi nagu ära kadunud. Aga siin Euroopas sõidad, siis mõnes kohas ikka on niimoodi ja siis mõtled, et huvitav, kes need on, aga siin on konkreetselt tegu vene rahvuse esindajatega. Ja ma ütleme, suures pildis tikun arvama, et eks nad olegi siin sellised, kes võib-olla siin Eesti autodega sõidavad ja Leedu autodega ja seda, sest praegu Vene autosi siin just nagu ei sõida ja valgevenelasi ka ei sõida ja need, kes siia on sisse ennast sokutanud kuskile tööle Poola firmasse või värki, eks need siis käivad ja siis nad näitavad, et nad kuuluvad ka arenenud rahvaste hulka ja oskavad ka kirjutada. Nii et niimoodi see on. Ma pikalt mitte ei lobisegi sellepärast, et terve sõit on veel ees, tuleb teha palju väikseid lühikesi klippe, teil on huvitavam vaadata, siis mul on ju see lollakas komme, et kukun mölisema ja jahuma ühest ja tühjast ja tähjast tähendab. Ja siis on lõpus video nii pikk, keegi ei viitsigi midagi vaadata, aga et mul on siin aega lobiseda küll ja veel. Nii et selleks, et lihtsalt mitte pikaks ajada, siis ma täna rohkem ei lobise. Niimoodi, võt kui keeruline see auto ja elu on, ei ole niimoodi, et kõik on ilus tore, tilu-lilu. Tuleb välja niimoodi, et kohalikud ei oska CMR-i täita midagi, umbes, et täida ise neil ära, et täitsa jopakad. Nii et nüüd ma siis hakkan CMR-i täitma. Et see aeg, kui ma pärast täidan ja lobisin, video läheb pikaks, selle ma lasen siis kiirega edasi, et ma sinna peale ei lobise, et siis on nagu kiirega näha, kuidas ma siis täidan, aga ühesõnaga ma hakkan täitma, tead. Võt niimoodi tehtud. Ja võt niimoodi. Siin ma nüüd siis laadin, sain paberid ära tehtud ise. Aga neil on aega küll, tegelikult ainult 4 alus laadida, aga ma ei tea, kui seisad ja jumala vägev. Et midagi teha ei ole, aga selline, see on, ega mul väga kiiret ei ole, järgmine koht on 25 kilomeetrit ja seal on 11 alles valmis niimoodi, et ei ole hullu. Et elu käib ja niimoodi see auto ja elu käib, et tee pabereid ja värki ja kõigil teistel on aega küll niimoodi, et
nutavad naela kõigil, kellel aega pole autojuhtidel, ülejäänutel on kõigil aega. Aga eks te kõik teate, nii see ellukene käib ja veereb siin. Aga noh, praeguste kütteste hindadega, ega siis ei teagi, mis edasi meil saab. Nii et vaatame. Ja autoaknast selline uhke vaade. Et mäed paistavad ja veel natuke lumisedki sealt ülevalt, aga ütleme, täna on ilm ilus. Niimoodi. Uhked majad jälle vanaaegsed. Pööra järgmisest vasakule. Opa. Ja vaata, meil topitakse igal pool märgid ja veoautoga ei tohi minna ja mida vaadake. Siin käib elu ja ei juhtu midagi. Külade vahel saab ka sõita. Ei juhtu midagi. Ei pea panema seda veoauto sõidukeelumärke ja siis istub politsei juures ja vaib ja ahaa, sõitsid kurat märgi alt läbi ja siis mingid hullud kuradi kastirattamehed ütlevad, et autod tulevad ja oi, see on nii ohtlik ja jama ja oi, kui paha on ja aga näete, siin elu käib ja suured autod sõidavad väikeste külade vahel ja see ongi variant, et kuidas majandus saaks toimida ka väikestes kui külakohtades. Aga meil ei saa. In about 1.5 kilometers at the roundabout, take the second exit. Sõida sama teed mööda edasi. Siin paremal pool on just nagu mingi ojasäng või veesäng või. Vett sees ei ole. Kurat, siin on kõik kohad, tegelikult väiksed külad nii sarnased, ma praegu sõidan. Siis mul on natuke siuke tunne, et ma oleks nagu siin kandis käinud. In 1 kilometer at the roundabout, take the second exit. Aga eks ma firmasse jõuan, siis ma näen. Et nimi tundub ka tuttav nagu, aga pilt ei viska ette. Kohale saan, siis vaatan. Tuleb äkki meelde, äkki olen käinud seal. 800 meetri järel sõida läbi ringtee. Nendega käivad jopedega, ise nagu jopega ei oleks, pusast küll, aga nemad siin on jopedega, nende jaoks on väga külm. Aga vaata, nemad on väga sotsiaalsed inimesed ja vaadake ikka kui kobaras koos, et eks mingi küsimus on see ka, et maad ei ole nii palju, aga kui kobaras koos nad elavad. Meil on ikka suht hajalise asi. No linnades muidugi on meil ka kõik hästi koos, aga kui nii võtta, see on siin ikkagi maakoht niimoodi, et kui näed, mul on tunne, et ma olen siin käinud. Aga et siis ma just nagu tulin see, mis siit paremalt poolt tööl tuleb. Vaatame. Kuidagi hakkab mulle väga tuttav see koht tunduma. Nimede peal mul mälu ei ole, aga vaata sedasi siis jääb meelde küll, vanasti jäi paremini meelde. Aga vanasti oli muidugi see asi ka, et sõitsime ju tavalise kaardi järgi. Ja vaata siis süvenesid asjale rohkem ja siis jäi nagu kõik jube hästi meelde. Praegu lihtsalt vastupanu teed mingi naviga ja värgiga ja siis nagu väga meelde ei jäägi, aga siis pidi nagu väga täpselt vaatama, kuhu keerad ja mismoodi lähed ja endal ka hirmus legend oli tehtud, et kus kohast, mis küla peale pöörama peab ja nii huvitav, kui see ei ole. Sai kohale sõidetud ilma igasuguse keerutamata
lihtsalt kui kahtlesid, pidasid kuskil kinni, läksid inimese käest, küsisid enne, kui hullu peaga kuskile sõidad ennast kinni ära. 300 meetri järel sõida läbi ringtee, sõida At the maha roundabout, teisele take teele. the second exit. Sõida läbi ringtee, sõida maha teisele teele. Tegelikult ei ole seda, ei tohi siin niimoodi videot hakatagi vist lõikuma, siin on tegelikult sellest saanud päris äge video teil vaadata, et siin ei tasu kiirema peale midagi panna, muidu läheb pool kaduma, et tuleb teha niimoodi, et võib-olla video kahes osas, et see osa tuleb üldse, et seda võin kasutada just nagu terves videos lõiguti, aga see video, terve see sõiduvideo nüüd, In about 2.5 mis ühest kohast teise, at the roundabout, see take the tuleb second üldse eraldi üles panna. Jah, sedasi ma teengi. Sõida sama teed mööda edasi. Selle, kui paned kiiruga käima, siis siin keegi ei jõuagi midagi jälgida. Niimoodi. Ma olen siukse huvitavas firmas. Metallifirma teevad siuksed treitud võlle ja igast suuri seibi, mis on suure kabariidiga, nagu ütleme. Aga see firma asub siukse koha peal, et rekkaga siia tulla on tegelikult päris keeruline. Mõlemad navi vaatad. Okei, üks näitab nagu nii sõiduauto, aga see, mis see suurem siin käseb ka, kus ta ära pöörata, vaatasin, mina ei julgenud pöörata. Mis siis, et keelumärki otseselt ei olnud, aga kurat, tänav, kuhu keerama pidi, oli kuradi sama lai kui rekka, kui mõni veel sõiduautoga parvib ka, siis läbi ei mahugi. Nii et siis ma nagu improviseerisin. Ja nüüd ma lähen sama teed pidi põhimõtteliselt tagasi. Ei ole, ei lähe ka sama teed pidi. Oot. Siit ta käskis nüüd kuidagi teisiti, mul teisele poole vaja saada ju. Et siit läheb kuidagi teisiti see asi. Et välja saab lihtsamalt. Aga sisse saamisega oli see jama. Giovanni de Medici, then take the first right onto Via dei Mill. Siit on nüüd mul, siin on igal pool niimoodi, kui tuled, siis on just nagu veoauto sõidukeelumärk, aga seal on all lisateadete tahvel, et umbes, et laadimiseks siis võib minna. Aga vaat see teebki niimoodi asja keeruliseks, et võib minna, aga äkki see on ainult sooloauto ja kuidas, aga ütleme, et oli ka päris kitsas siia tulla, mul siis kaamera ei käinud. Ja nüüd ma lähen terminali. Lubati mulle, et sealt saab täna kõik peale, et nad lapivad siin asju vähekene ringi ja saab kõik peale, aga vaatame nüüd. Ma võtan selle ka täiega siia filmi peale, et eks pärast vaatame, ma panen need eraldi üles. Vaatame nüüd. Ma nagu enne vaatasin, siis peaks nagu lihtsamalt saama välja. Sest see suund, kuhu peal ma lähen, et siis ei tohiks tulla mingit silda ega midagi. Vaatame nüüd, kuidas meil see asi õnnestub. Aga no näete, elumajade vahel tegelikult siuke suur, ikka päris suur firma ja metalliga tegeleb ja ei ole häda midagi, inimesed rahul ja keegi ei hädalda midagi. Turn right onto Via dei Mill. Vot niimoodi. Mul käseb nüüd siit paremale keerata, ilmselt ma siit saan. Sest mul on see, mis seal otse eemal, see suur tee läheb sinna peale vaja saada. Ja seda pidi ma siit saan ja sama maasõidu pealt
oli vist, et ta tahtis mind maha ajada enne ühe navi järgi. Take the third exit. Aga seal oli, minu arust oli märk, et 3,5 meetrit kõrgust. Aga sealt alt ei mahu parema variandiga ka läbi. pööraring teele vasakule, Nii seega et- maha kolmandale teele. Vaatame, on kuidas on, ma saan ju pärast lõigata ja värki, et ma osa kasutan niisama oma selles pikas videos ja osa panen lihtsalt siis niimoodi, et punktist A punkti B sõit. Panen sinna kirja ka, et täpse aadressi, kust kohast kuhu sõit. Et siis need, kellel on nagu huvi näha, kuidas teema on, et siis nemad saavad niimoodi vaadata. Oi jah, kurat, see oleks küll hea, et oleks nad seal väga kaua jobuta, et või kui jobutavad, siis okei, öösel tuleks siis sõita, aga et mul ongi hea, et nüüd ma 9 tunniseid ära ei kasutanud pause. Et praegu rampa ette paneks, teeks seal 9 vahel ja siis paneks öö läbi minna, Then turn right towards siis teeks uuesti 9 ja siis paneks jälle öö läbi minna, siis ma saaks poole ära. Aga siis mul tuleb 24 peale, siis ma peaksin 24 tegema ja poolest sõita võib, siis ma paneks kohe täiega minema ja siis ma kurat äkki jõuaks esmaspäevaks kojugi. Kui okei, esmaspäevaks ei jõua, siis teisipäev hommikuks kohe kindlasti. Vaatame, nüüd ma ei saa aru, et navi näitab nagu, just nagu õieti. Aga no ütleme, siin ei keerata sõitu, tuledki rekkaga niimoodi, aga kui teisipidi hakkad mõtlema, vaatad, kui suur see rekka on ja siis mihukestes kohtades selle rekkaga käid. Et turn right towards Milano. see on omamoodi jumala kihvt siuksed väljakutsed, et vahel läheb närvi küll, et kurat kuidagi ligi ei saa, kui mingid madalad sillad ja värgid on. Kurat, siin see sild on küll kõrgem, siit oleks võib-olla alt läbigi mahtunud. Kurat, võtaks, aga sealt kui maha tuled, siis näitab, et 3,5 meetrit. Aga noh, näed. Ei tea, mingi jama oli ka näis nüüd, ma pean ka veel maksukopast läbi või mis saab, et ma ühest maksukopast enne läbi tulin ja kõik okei, teisest maksukopast tulen, aparaat piip teeb, tõkkepuu lahti ei lähe. Tagurdasin tagasi, läksin teise vahesse, söödan uuest sisse, teisest vahest, piip teeb, tõkkepuu lahti ei lähe. Ma ei tea, siis seal oli mingi punane nupp, et help, et vajutasin sinna peale, siis läks lahti. Aga nüüd näis, mis saab, et kas tuleb jälle või, kus juures helistasin direktorile, küsin, kuule, mis jama on, et ütlesid, ei tea, mis jama on, et olid saanud ka mingid kirjad kuradi 7 aastat tagasi vanad, et umbes, et mingid, ma ei saanudki aru, et trahvi maksta või raha maksta, et mingid e-maks maksmata on ja, aga jumala kavalad, eks ju, omal neil on mingi kuradi jama nende aparaatide lugemisega ja siis oled just nagu sina söödi, minul on ilusti akna peal seal, ei ole kojameeste taga ega midagi, igal pool muidu toimib, aga siin Milano juures, et siin üks, kus ma nüüd siia peale nagu maha tulin, et see ei toiminud, et vaatame, ma nüüd uuesti peale lähen, ma pean ilmselt kiirtee peale ikka minema korra, et siis saab näha, mis mul on sinna Milano terminali 38 kilomeetrit. Üks navi näitab 31, teine 38. Ja see ajabki jumala segadusse tegelikult. Siis pead vaatama, kus poolt, kuidas saad paremini. No, niimoodi seisab siin rampas, nüüd võetakse see koorem maha ja siis nad lapivad selle peale, pannakse siuke täitsa täis kohe. Ja lapitski peale ja muidu siin otsas alati Eesti autod seisavad, aga siin ongi jama, et kui on nagu siin, meie kahe auto vahel on 2 kohta ja kui nüüd jääb sinna niimoodi ainult üks kohta, siis keegi peab siia vahele hakkama ajama, no siis peab vingelt vahtima, et keegi sul kuradi nurka maha ei sõida. Ja jama on see, kui sa teed rampa ees just nagu pausi, et ise magad, korraga kuuled, õhne ragin käib, auto katki sõidetud. Siia on tõesti eriti üle kätte ajad, ikka päris paha ajada.
eriti kui natuke jopakas ka veel oled, siis on päris pekkis. Niimoodi, võt selle jama ma laadisin täna peale kõik ise. Täitsa uhke värk. Nii et näis, mis nüüd edasi saab. No niimoodi koolem sai peale, võt niimoodi on maast laeni täis. Niimoodi, et läheb varsti sõiduks. Kell on praegu juba 9 tundi on täis, aga ma lihtsalt lõpetasin päeva nagu hiljem, et ma seisan niimoodi, et nagu ma päeva lõpetasin, et sedasi ka alustaks, et siis on nagu igatepidi väga okei. No nii, tere hommikut kõigile. Töö läbi kihutatud, 45 minti on ka vahele just tehtud. Et liigun vapralt Austria poole, et ei ole enam palju jäänud, aga vaatan, saan täna päris kaugele ära, et ilmselt 24 Poolas, Radomskas ilmselt, aga eks näis, vaatame jooksvalt. Pean nüüd rääkima ühe asja, muidu mul läheb meelest ära. Et ma ei tea, no te kõik ka, kes YouTube'et vaatavad, näevad ikka aeg-ajalt igast reklaame. Kõige naljakam reklaam, mis ma näinud olen viimasel ajal, on see, kus reklaamib mõnda ühte drooni. Ma ei tea, olete te näinud seda või ei ole, aga põhimõtteliselt kui hea droon ja kõik niukesed, kui palju kaadrit teeb ja kui kaugele lendab ja värk ja puha, ja siis ütleb jumal ägedalt. Ja nüüd on võimalik seda soetada 50% soodsamalt. Et enne oli 65 eurot ja nüüd on teil võimalus saada 135 eurot. Ja et jumal lahe, et väheke sassi on seal läinud see asi. Vaat Austrias sõidad, reedene päev, kell on 9 läbi ja vaat kui õre liiklus on kiirtee peal. Vanasti siuksel, kui kütuse hind oli veel okei, siis ikka autosi sõitis, aga praegu on ikka jube õre. See on ikka pingelt mõjub see kütuse hind. No vot niimoodi. On ära tudutud siin Austrias. Mingi natuke üle 100 kilomeetri on veel minna Viinini. Aga no põhimõtteliselt algul vaatasin, saan Radomskani ära, aga äkki saan Varssavi sellele ringini saan ära. Et vaatan, kuidas õnnestub, kui hästi see sõit läheb, aga ühesõnaga saab öö läbi kihutada 9 tundi kokku, koos pausiga 10 tundi, nii et praegu on kohalik aeg 8:20, ütleme. 8:20, siis kohaliku aja järgi vast mingi 6:20, Eesti aja järgi 7:20 saab seisma. Ja siis tuleb 24 teha. Aga mis on äge? Aga ma jäin, siis helistati, küsiti, kuna ma umbes jõuan ja ärkan üles ja vaatan sõnumit tulnud ja siis tuleb välja, et mul on mingisugune kaup peal, mis vajab kontrolli, mida kuidagi Poola jaoks deklareeritakse. Siis välja tulles pean minema sinna, kus see röntgen on, seal kuidagi kontrollima hakatakse, aga ütleme niimoodi, et kui ainult sedasi, et vaatavad pabereid ja just nagu, et röntgenisse, siis ei ole asi hull. Hull on see, kui tahavad näha. Et ma nagu pildi panin, mismoodi käru on täis pandud maast laeni, kõik see kaup on seal suvaliselt seal sees, et kaalu järgi okei oleks, et siga ka ei näksi seal kala. Nii et mina näidata neile küll midagi ei saa, mida näha on, seda on ja kuna laudasin vähe külgede peal, et iga posti vahel on ainult 3 lauda, siis ütleme päris ausalt, ma ei julge küll külge lahti tõmbata. Tõmbad lahti, hakkab laiali pudenema, kes see kõik tagasi paneb sinna. Et ei tea, praegu vähemalt ei ole näha, et vastu tenti kuidagi midagi rõhuks kõvasti, aga ütleme, et päris jama on see asi. Aga nüüd jah,
nüüd on jäänud mul palju, mul on veel, need ongi 2 minutit veel jäänud. Et siis peaks nagu võima sõita. Oota, mis see näitab siin? Paus 9 tundi. 1 minut veel, siis võib. Jah, 1 minut veel. Siis võib sõita, okei. Ja nüüd ma vaatan, panen oma vihikumanti, panen oma ajakesed kirja ja siis ta niimoodi läheb mul, et 21, 20, 21, 21, 21, 22 on alguseks panna. Algus on 21, 21, 22 paneme algus, 22, siis on klassikaline 1 minut paus üle ka ja see ongi, vaat sellepärast ma 9 tundi hoidsingi alles, et mine tead, vaata kui päev pikaks läheb, et siis ju, kui siin 15 tunnini tööpäev on, siis ka, mis siis, et teed 11 tundi, aga see loeb nagu 9, oleks paus. Aga kuna nüüd on see mul viimane 9, aga siis tulebki 24 vahel, siis on vahet ei ole niimoodi, et praegu see on siis 3. 9 mul. Et see saab siis nüüd ära. Paus nimisi 21, 22, 9, 0, 1, vot nii. Ongi ilus tore, nii et vaadake, kui tore see rekkamehe elu on ja et saab ilusti öösiti kihutada, aga ütleme selles mõttes mulle endale ühest küljest öösel ei meeldi sõita, suvel on nagu eriti jama, sest siis jääd päeval seisma, jumala palav, magada ei saa, aga selles mõttes on öösel hea sõita ikka nagu praegugi tulin 8 tundi, 8:40 vist sõitsin, täna öösel oli äkki 8:40, vaatan kohe. 8:41 ja 728 kilomeetrit. Et öösel saab jube hästi edasi, selles mõttes on nagu hea. Kohad, alguskohad, Austria. Et selles mõttes on nagu ütlemata hea. Ja ma siia vahele ütlengi ära, et võt see, mis ma Itaalias sealt punktist A punkti B sõitsin, et see sai üles niimoodi, et on nagu lõigutud kujul, aga täis selle sõidu ilma lõikumata, võib-olla panen mingi muusika taustaks sinna vaikselt mängima, et siis jääb minu loba peale ja see hetk, kui ma ei lobise, on väike muusika ja et selle ma panen eraldi üles, et kes tahab eraldi jälgida seda tervet sõitu, et punktist A punkti B, et siis teate, aga võt niimoodi, ega midagi, ma siin ööseks seda kaamerat püsti ei hakka panema, ta on kehva kinni panna ja lobisema ei hakka, et niikuinii seda videomaterjali nii palju, et äkki tuleb veel juurde ka ja mine tea, äkki tuleb üldse 2 osas teha, et muidu läheb liiga pikaks, aga egas midagi. Läheb kihutamiseks. No vot niimoodi. Ja ongi öö läbi tööd tehtud. Koduaeg on 6:44 nüüd. Nii et sai sõidetud küll. Ütleme niimoodi. Mis mul siis tuli? 704 kilomeetrit. 704 kilomeetrit ja aeg on 8:25. Praeguse tõmbega
jäi natuke veel aega, eelmise tõmme ka natuke, et oleks see aeg, mis praegu on, 8:20:35 mind ei, parema koha peal seisma oleks saanud jääda, et see koht on siin hea küll. Niimoodi 44, 43, 79, 56, 79, 56, 44, ütleme 45 tundi, see 5. Nii et ma saaksin homme ainult umbes nagu 24 tiksun vahele ja saakski kohe jehkaid panna, aga ma kohe ei pane, sest muidu ma jõuan siuksel ajal, kui Varssavis on keeluaeg. Ma läbi saan, et natukene üle 24 tunni saab seista ja nüüd ma lähen teen väikse tudu ja siis ma tulen üles ja siis on ilmselt saab väikse õlle ka veel teha. Ja niimoodi ta on, päike tõuseb ilus ja võt niimoodi, selline oligi minu vahva Itaalia reisi sõita, aga ei hästi sain, Poola sain ära igatahes. Ja siit kui hästi läheb, siis jõuan Riiga. Ja kui Riiga ei jõua, siis enne Riiat on kuskil seisma, aga ma tahaks nagu Riiast läbi saada. Aga siis peab nagu väga hästi minema, nipa-napa. Nii et, aga las ta praegu jääda nii. Kurat, liiklus on ikka jube õre. Et pühapäevane päev, et sõidad tavaliselt ikka sõidukaid paneb ringi, nii et vähe ei ole, aga praegu on ikka väga õre. Et näis, kuidas Varssavi vahel on, aga ma arvan, Varssavi vahel on ka täitsa tühjus.